Tere, kallis õpilane! Selles videos lahendame läbi elektromagnetismi peatüki viimase 3. kontrolltöö. Esimene ülesanne. Tuleta kiiratava footoni lainepikkuse valem. Sul on ette antud kaks valemit, A võrdub Q korda U ja EF võrdub HJ korda F. Ja on antud ka vihje, et A palun pane võrduma EF-iga ehk kahe valemi vasakud pooled pane võrduma ja kui need on võrdsed, siis on võrdsed ka valemite paremad pooled ehk QU on siis võrdne HJ korda F-iga. Pane see kupatus siia kirja. Ja järgmisena sul on teine vihje, kus öeldakse sulle, et palun F asenda selles valemis järgmise valemiga C jagatud lambdaga. No ja siis F-i asemele tuleb C jagatud lambdaga ja Q asemele tuleb E. Nii, ja see 1 tuleb siia seetõttu, et me oleme teiega õppinud, et kui sa tahad valemit teisendada, siis palun mõlemale poolele võrdusmärgist tekita jagatised. Siis on sul mugavam neid tähti üle võrdusmärki viia. Kolmandas vihjes öeldakse, et palun tuleta eelmises sammus saadud kupatusest lambda. Ja lambda on praegu siin paremal all, seda on sul vaja viia vasakule üles ja kui sa viid seda vasakule üles, siis EU läheb üle võrdusmärgi paremale alla. Ja nii tekibki sul valem lambda võrdub HJ korda C jagatud EU-ga. Ja seda tüüpi ülesannetes ei ole sul vaja mõelda isegi tähendustele, ei ole sul vaja mõelda ühikutele, lihtsalt opereerid tähtedega, kuhu täht liigub, millised tähed asendad, et see on ainult selline puhtalt mehaaniline tegevus. Järgmises ülesandes on nüüd vaja tähendusi ja ühikuid meelde tuletada. Footoni energia on EF ja selle ühik on joule, diffraktsioonvõrre konstant on D ja selle ühik on meeter, elektromagnetlaine pikkus on lambda ja selle ühik on meeter, samuti nagu teine, ja elementaarlaeng on elektrilaeng, aga tähistatakse seda E-ga, see on üks väikseim laeng, mille võrra saab elektrilaeng kehal muutuda ja selle ühik on samuti kulon. Kolmas ülesanne. Siin ma tõin välja märksõnad, mida sa pidid oma õiges, korrektses, ilusas eestikeelses lauses kasutama. Millise kiirusega levib elektromagnetlaine ja mis on selle kiiruse nimetus. Et siin sa pidid kindlasti mainima, et tegemist on valguskiirusega ja valguskiiruse väärtust C on 3 × 10 astmel 8 meetrit sekundis. Järgmine. Elektrikitarriga mängides võib kõlarist kosta 50 hertsist suminat. Seda suminat me kuulasime ka. Kus see segav signaal tekib ja miks? Et see signaal ei teki kindlasti kitarris, kitarr võtab vastu seda signaali. Aga see, kus kohas see signaal välja tuleb, on juhtmed igal pool selle kitarri ümber. Ma mõtlen just mitte siis helijuhtmeid, vaid voolujuhtmeid. Pikendusjuhtmed, seina sees olevad juhtmed, sest seal sees ju kulgeb vahelduv vool ja kuna vahelduva voolu korral laengud võnguvad, kuna vahelduv voolu korral laengud juhtmes võnguvad, siis juhtme ümber tekib ka muutuv elektri- ja magnetväli, mis tekitab elektromagnetlaineid. Ja need samad elektromagnetlainet tabavad elektrikitarri ja elektrikitarri helisüsteemis hakkab tekkima elektrivool, ka vahelduv elektrivool sagedusel 50 hertsi, mis kandub edasi helisüsteemi ja meie kuuleme seda kena ilusa 50 hertsilise suminaga. C. Välk lõi maasse. Miks välgulöögi hetkel tekib väga palju elektromagnetlaineid? No, me rääkisime, et välgu hetkel tekib
raadiolaineid, mõnikord ka mikrolaineid ja kui välk on liiga tugev või välk on elektriseadmetele liiga lähedal, siis elektriseadmed võivad minna rikki. Ja põhjuseks on see, et välgu toimumise ajal elektriloengud, kes kannavad välgu elektriloengut kas pilvest maasse või maast pilvesse, need elektriloengud ju teevad seda väga järsult, ehk siis kiirendavad ja pärast koheselt pidurdavad, et see on kiirendusega liikumine. Ja kui elektrilaetud osake liigub kiirendusega, siis selle ümber tekivad elektromagnetlained, mis levivad sellest eemale. 4. ülesanne. Andresel on rikkis veekeetja. Ühe värviga näita vahelduvoolu kulgemist punktist A, mis oli pistikupesa, maandumisjuhtme olemasolul ja teise värviga näita vahelduvoolu kulgemist, kui maandusjuhet ei oleks. No, ühe punkti said selle eest, et näitasid, et elektrivool kulgeb faasijuhtmest pistikupesast välja, see on see L, mis tuleb ingliskeelsest sõnast line, ja pärast on 2 varianti, kuhu ta läheb. Kui maandusjuhet ei oleks, ehk siin oleks ainult N ja L, kui seda G-d ei oleks, siis elektrienergia läheks läbi Andrese maasse ja Andres saaks siis elektrilöögi. Ja kui maandusjuhe on olemas, siis Andres elektrilööki ei saa, sest elektrienergia faasijuhtmest eelistab pigem minna mitte läbi Andrese, vaid läbi maandusjuhtme otse maasse. Elektrienergia jaoks on see palju lihtsam. Et tuletan meelde, et siin ei ole tegemist alalisvooluga. Me ei saa öelda, et vool kulgeb. Et tegemist on vahelduva vooluga, et siin kandub läbi elektriloengute võnkumiste elektrienergia faasijuhtmelt nulljuhtmele või faasijuhtmelt maandusjuhtmele. 5. ülesanne. Graafikul on töötava elektriseadme tarbitava vahelduv voolupinge ja voolutugevuse muutumine ajas. Et samal teljastikul on 2 graafikut. Ajatelg on üks ja sama, aga voolutugevuse telg on paremal ja pingetelg on vasakul. Ja alustame siis esimesest ülesandest. Leia palun sellelt graafikult vahelduv vooluperiood. Periood on ühe täisvõnke kestvus sekundites. Ja siit me näeme, et üks täisvõnge selles ülesandes kestab 20 millisekundit. Paljud kirjutasid 20 sekundit ja selle eest ma võtsin punkte maha. 20 millisekundit on siis 0,02 sekundit. See on 20 korda 10 astmel -3 sekundit. B. Leia vahelduv voolu sagedus. Sagedus on F, seda valemit sa leidsid valemi lehelt, mis on 1 jagatud eelmises ülesandes saadud perioodiga ja saad 50 hertsi. Teine variant on see, et sa kasutad sageduse teist valemit, mis on N jagatud T-ga, mis on täisvõngete arv jagatud võnkumiseks kulunud ajaga. Ja siin on 4 täisvõnget ja 4 täisvõnget toimuvad 80 millisekundit. Võta 4 ja jaga see 0,08-ga, saad ka 50 hertsi. 3. ülesanne, C. Et leia palun sellelt graafikult pinge maksimaalne väärtus ja efektiivväärtus. Maksimaalne väärtus UM on siis pinge selline väärtus, kus ta on maksimaalne. Ja siin ülesandes on see 350. No kui sa märkisid 360, siis see on okei, sest siin on näha, et mõnedes kohtades ta läheb ikka üle 350 voldi. Ja efektiivne väärtus on siis keskmine väärtus. Et jaga maksimaalne ruutjuur 2-ga
ja saad 247 volti. See on efektiivne väärtus, efektiivne pingeväärtus. Ja viimases ülesandes leia efektiivne võimsus. Aga enne, kui see efektiivset võimsust arvutada saad, sul on vaja leida ka efektiivne voolutugevus. Seda siin ei ole otseselt nagu küsitud, aga ilma voolutugevuseta sa võimsust ei leia. Ja voolutugevust sa vaatad nüüd parempoolselt teljelt ja maksimaalne voolutugevuse väärtus on 4 amprit ja efektiivne väärtus oleks siis 4 jagatud ruutjuur 2, mis on 2,83 amprit. Ja võimsus on siis efektiivne pinge korda efektiivne voolutugevus ja see on umbes 700 vatti. 7. ülesanne. Wi-Fi ruuteri antenn töötab sagedusel 2,4 gigahertsi. Tuletan meelde, et giga on 10 astmel 9. Nii, kui suur on Wi-Fi ruuteri elektromagnetlaine pikkus? Valemit vaatasid valemi lehelt või tahvli peal olevast nimekirjast. Ja lambda, mis on lainepikkus, valem on C jagatud F-iga. C on konstant oli ka tahvli peal ette antud, 3 korda 10 astmel 8 jagatud F-iga, mis on 2,4 gigahertsi ehk 2,4 korda 10 astmel 9 hertsi ja saad vastuseks 0,125 meetrit. Kui vastuseks said, ütleme, 12,5 või 125 või 1,25 meetrit ja siis võtsin punktikese maha, sest suure tõenäosusega sa märkisid valesti seda giga või tegid mõne muu vea nende 10 astmete arvutamisel. Nii, B. Kui suur on Wi-Fi elektromagnetlaine footoni energia? Footoni energia valem oli ka sul ette antud, aga siin oli vaja sul Boltzmanni konstantit, mis on HJ ja HJ on 6,626 korda 10 astmel -34 korda sagedus F, mis on 2,4 korda 10 astmel 9. No ja vastus on 1,59 korda 10 astmel -24 jouli. Jällegi, kui ei saanud õige astme siia, 10 ei saanud õiget 10 astet, siis võtsin punkti maha. C. Kui suur on Wi-Fi elektromagnetlaine periood? Perioodi valem on ka ette antud ja see on T võrdub 1 jagatud F-iga. No võtadki 1 jagatud sagedusega, saad 4,16 korda 10 astmel -10 sekundit. Ja viimane D, siin ülesandes valemi lehel ega tahvli peal ei olnud. Siin ma lootsin, et te ise tuletate seda kuidagi loogiliselt ja või tuletate meelde, et kui kaugele levib elektromagnetlaine signaal 1 minutiga. Levib. See on liikumine. Liikumine on T-pikkus, kiirus ja aeg. Ja kiiruse asemel on siin valguskiirus C, ajaks on 1 minut ehk 60 sekundit ja S on kiirus, mis on valguskiirus, korda aeg, mis on 60 sekundit ja vastus on 1,8 korda 10 astmel 10 meetrit. 8. ülesanne. Kõige keerulisem. Siin mitte kõik, vaid suur osa õpilastest tegid ühe ja sama tüüpvea. Ehk te ei õppinud selgeks, mis on delta X, mis on D, mis on L. Nii, tegite isegi 2 korda seda praksi. 2 sarnast praksi tegite. Et lambda on laine pikkus. D on juuksekarva paksus. Et te suunasite laseri juuksekarva peale või siis traadi peale ja teisel pool oli näha, kuidas ekraanile tekivad sellised kriipsukesed. Delta X on iga sellise kriipsu vaheline kaugus. Võtta umbes kriipsu keskpunkt ja sellest 2 kriipsu keskpunktide vaheline kaugus. Või siis kaugus
kriipsu algusest kuni järgmise kriipsu alguseni või siis kaugus kriipsu lõpust kuni järgmise kriipsu lõpuni. Et see on delta x on kahe maksimumi vaheline kaugus. L on difraktsioonvõre ja ekraani vaheline kaugus. Või siis see on juuksekarva ja ekraani vaheline kaugus, mitte laseri ja ekraani vaheline kaugus. No nii, laserkiire vahele asetati peenike traat paksusega 0,1 millimeeter. See on siis D, difraktsioonvõre konstant. Teed seda meetriteks, saad 0,0001 meeter. Laseri kaugus ekraanist oli 0,9 meetrit. Vaat see oli trikikas ja tegelikult seda laseri kaugust ekraanist siin ei ole vaja. Sest see on meelega siia jäetud, et sind sassi ajada. Mis on vaja, on traadi kaugus ekraanist, mis oli 0,63 meetrit. See on L. Ja pildil näed laseri valgusega tehtud interferentspilti ehk siis neid kriipse. Ja sa näed 8 kriipsu, sa näed 8 vahet. Ja need 8 vahet mahuvad siia 4 sentimeetrile. No nii, kui pikk on üks vahe? Kui pikk on 2 maksimumi vaheline kaugus? See on siis esimene küsimus. Leia pildilt interferentspildi 2 maksimumi vaheline kaugus. See on 4 sentimeetrit ehk 0,04 jagatud 8 ja saame 0,005 meetrit, mis on 5 millimeetrit. Nii, leia laseri valguse laine pikkus, mis on lambda. See valem oli sul ka antud valemi lehelt. Veel kord, delta x on 2 maksimumi vaheline kaugus. D on difraktsioonvõre konstant või see on juuksekarva paksus, millest see laser läbi läheb. L on juuksekarva või difraktsioonvõre kaugus ekraanist. Ja lambda on selle laseri valguse laine pikkus. No nii, no ja siis vastuseks pidid saama 7,94 korda 10 astmel miinus 7 meetrit või siis 794 nanomeetrit. Nii, palun vaata tabelist, mitu punkti sa igas ülesandes said ja läbi nende punktide arvu sa saad teada, kus ülesandes sa tegid vea. Kanna parandused oma töö peale teist värvi pastakaga, tule konsultatsiooni, vasta minu küsimustele, et ma küsin sinu käest, kus sa, näiteks mis oli sinu viga selles ülesandes, miks sa siin said 0 punkti. Ja kui vastad küsimustele, siis saad luba tulla järelvastamisele. Nii et õppige ja olge terved. Head aega!